Tervitus kõikidele. See aasta siis teen või plaanin teha sihukest natukene ebatraditsioonilist jõulupraadi. Ja selle jaoks meil läheb tarvis siis liha, sealiha, millel on nahk küljes, soola, abivahendit, mis teeb augud lihasse ja erinevaid maitseained, rosmariini ja küüslauku. Esimese asjana, mis me teeme, siis võtamegi liha pakist välja ja augutame selle naha ära. Võtsin liha pakist välja. Liha ma sain sihukesest kohast nagu Hansa Gourmet. Mitte ma ei saanud, ma ostsin selle sealt. Ja küsisin selle müüja käest, et kas tal ka oleks liha sidumisnööri, sest mul on kodus otsa saanud ja ta oli nii kena ja keris mulle natuke kaasa seda asja. Nii, aga keerame selle liha siis teistpidi ja augutame selle nahal läbi. Nii, suures osas on siis nüüd nahk läbi augutatud ja nüüd peame vaatama, kuidas pidime selle rulli saaks keerata. Vast nii pidi või? No vaatame, nüüd on vaja ta liblikaks kuidagi moodi lõigata. No nii, liha on nüüd ilusti enam-vähem liblikaks lõigatud. Nüüd oleks vaja teda siis maitsestada. Selleks kasutame oliiviõli, kuhu külge peaks hakkama maitseained. Lõõrume selle ilusti laiali. Maitseainete osas kasutage täpselt seda, mida teil parasjagu käepärast on ja mis te tahaksite panna sinna. Nii, kui on maitsestatud, tõstame korraks eemale ja hakime veidi küüslauku sinna juurde. Nii, küüslauk on valmis. Võtame selle liha jälle uuesti ette ja laotame seda küüslauku siis siia liha peale. Ja koriandrit. No, koriandrit peab ka vist lõikama või siis noaga haakima. Nii, kui see on tehtud, no nüüd on kuidagi paha muidugi, seda oleks võinud ennem teha, aga see pool siis lihast samamoodi ära maitsestada. Nii, kui see liha pool on ka nüüd maitsestatud, siis me peame ta korraks selle lahti võtma. Ja nüüd on kõik sassis siin, no ei ole hullu. Alati saab korda teha ja hakkame siis teda nii-öelda kokku rullima. Nii.
Nüüd on ta meil kokku rullitud. Ja nüüd tuleb siduda. Seekord ma seon niimoodi, et nii. Siis lõikame järgmise jupi. Põhimõtteliselt, kui seotud on, võib need pikemad maha lõigata. Nii, ja nüüd soolame selle liha ära. Või mitte küll liha, aga selle naha. Ja siis paneme külmkappi. Sest et jätkame järgmine päev. Näeme juba järgmine päev siis. Kätte on jõudnud teine päev ja aeg on see meie nii-öelda jõulupraad siis ahju pista. Ahju temperatuuriks määrame 150 kraadi ja lihalt me ootame esialgu sisetemperatuuriks 80 kraadi. Kui see on saavutatud, siis vaatame täpsemalt edasi, mis me taga teeme. Tähendab, ma näitan teile siis, mis me taga teeme. Ennem seda lihan ilusti kuivsid pealt, ehk siis sool on võtnud kõik. Sool on teinud ühesõnaga oma töö. Nüüd paneme sisse siia sondi. Ja ennem kui me jõuame sinna sondi masina külge panemisse, tuli meelde, et meil on kas seda tarvis. Paneme siis suitsuklotsid ka siia. Hajutusplaadid sisse, et otse kuumust peale ei lähe. Ja selle peale ka siia alla, et see rasv siis tilgub sinna, kuhu vaja on. Nii, ja ega muud ei jäägi üle, kui paneme lihatükki siia ilusti peale nüüd. Paneme ta suht keskele. Võtan selle sondi. Näitan siis aparaati ka. Siuke inkpiirdi masin on. Paneme siia number 2 selle. Äpis siis sätin sisetemperatuuriks, mis ma ootan 80 kraadi. Nüüd ei olegi muud, kui tuleb paar tundi lihtsalt oodata ja üks hetk, kui ta valmis on sellises kujus, nagu ta olema peab, siis ma näitan edasi. Liha on kuskil 1,5 tundi ahjus olnud. Vaatan selle sisetemperatuuri korraks üle. Mis numbrit ta näitab? 58, 59, ehk meil on 20 kraadi veel minna. Vaatame korraks ahju sisse. No nii, ma arvan, et
et ta liiga ära ei kõrbeks see nahk. Paneme talle fooliumi peale. Ja kui sisetemperatuur on jõudnud 80-ni, siis toimetame edasi. Praetemperatuur on jõudnud 80-ni. Järgmiseks eemaldame siis selle õbepaberi või fooliumi siit pealt. Enne unustasin mainida ka, et kui me selle fooliumi peale panime, siis tõstsime ka temperatuuri 220-ni. Ja nüüd paneme uuesti kinni, laseme sisetemperatuuri 85-ni ja siis küpsetame sütete peal või kuumade sütete peal selle naha hästi-hästi krõbedaks. Olemegi lõpuks jõudnud nii kaugele, et lihatemperatuur, sisetemperatuur on 85 kraadi. Ja hakkame teda siis edasi küpsetama veidi teistmoodi. Võtame sondi välja. Ma tõstan ta korraks siit pealt ära. Eemaldasin hajutusplaadid ja lasin natukene allapoole võre ja panin tagurpidi nahk allapoole liha grillile ja hakkame seda nüüd nahka tugevamaks ajama või krõbedamaks. Nii, kui lihal on niisugused kobrud peal, siis on ta põhimõtteliselt valmis. Keeratada siis sinna fooliumisse ja lasta suke pool tunnikest puhata ja siis juba hea maitsta. Nii et head isu teile kõigile ja kaunist pühade aega. Näeme järgmises videos. Tšau!